Tere päevast, Alar olen. Mind huvitab selline küsimus, et miks tänapäeval kartuli pealselt mingit kemikaaliga maha võetakse, mitte kasutada enam niinimetatud konnatapjat, mis mehaaniliselt purustab ära. Ahhaa, aitäh, see on küsimus Priit Siimon, ma arvan teile. No mõlemat varianti ikkagi kasutatakse, aga see konnatapja või mis iganes te teda nimetasite, ma arvan, et põhiprobleem on see, et ta kisub nagu selle mugula peenrast ülesse poole ja siis on oht, et ta hakkab nagu juba rohetama või saab selle esimese laengu selleks, et poes roheliseks minna. Oota, aga millega te siis, see on mulle täiesti uudis, aga ma kõiki asju ka ei tea, et millega te siis neid pealseid mürgitate? Või mismoodi te nad ära närtsitate? Tähendab, probleem on siin selles, et osa sorte ei taha kuidagi kasvu lõpetada, siis on paratamatu, et kas 1/3 ulatuses lõigatakse või võetakse pealselt mehaaniliselt ära ja siis tehakse keemiline pealsete eemaldamine. Mis see keemiline tähendab? Kuivatab pealsed ära, muidu on väga raske koristada, sest kui pealsete mass on suur, siis ei saa pääse kuidagi moodi. Ummistab ära ju kõik. No selge. Hea teada. Eve Viljandimaalt kuuleme teid. Tähendab, probleem on siin selles, et osa sorte ei taha kuidagi kasvu lõpetada, siis on paratamatu, et kas 1/3 ulatuses lõigatakse või võetakse pealselt mehaaniliselt ära ja siis tehakse keemiline pealsete eemaldamine. Mis see keemiline tähendab? Kuivatab pealsed ära, muidu on väga raske koristada, sest kui pealsete mass on suur, siis ei saa pääse kuidagi moodi. Ummistab ära ju kõik.